jah. Noh, eks teid natuke vähe võit ole, aga hakka vist pihta. Mina mõtlesin täna hakata lahkuma luulet. Või mis luulet? Ikka õigemini luuletaja. Kelle vaata ma valisin siis? Jaa, loomulikult. Andres Ehim, üks Eesti kõige kuulsamaid sürrealiste. Eluaastad 1940 kuni 2011. Tema luulet iseloomustabki just ülireaalsus, ebareaalsus ja sürrealism. Et teda paremini mõista, valisin ühe luuletuse, mis räägib ta varasest nooruspõlvest. Ta ise alustab selle sõnadega. Kui inimese oimukohtadest lasta läbi teatava tugevusega elektrivoolu, hakkab ta nägema läbisegi pilte lähemast ja kaugemast minevikust. Valge ülikonna määrib punaseks ja roheliseks. Siis algab päikesevalikus. Nüüd päike äkki on kadunud ja lindudel kabub hirm. Vorgestriig on eesti keeles üleeile, selge vihje Beeriale, kes oli Stalini esitimukas, mõrvad, väljasaatmised, arvete õiendamine. Andres Ehimil oli tõesti õigus öelda, mida nad veel ei taha. Pärast Soome-Ugri õppetooli lõpetamist lasi Andres Ehim end suunata Sölpimaale, Neenetsate juurde. 900 kilomeetrit lähima maanteeni ja 1000 kilomeetrit lähima raudteejaamani. Ujun üle laia tundmatu jõe.
Kas sina oled veevaim üks küll loosõr? 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 Kas sina oled veevaim ütkül loosõr? Kas sina oled veevaim ütkül loosõr? Pilusilmsed kalurid teevad kohkunud näo. Söön toorest kala ja murakaid. Üha enam takisteid visatakse voolumilgi. Loomi oksad on kuradi kraed ja kuused kõigutavad vitriinile. Tingmärk on Jumala laev, mida võiusid tilgutavad korvi. Prantsusmaa on nüri, nuga ja riiul, kuhu suruõhk kleebitakse nagu säinas. Inglismaa on kriips ja punane viiul, millele asetatakse tükakil kadedust olnud. Ei ole vaja. Skaledoonias, Skaledoonias. Seal värisevad sajad ja tuhanded välgukopid. Seal on kuu kannatlik, Seal on maastik moonias. küll see maastik on moonias. Küll see maastik on moonias. Makrell mustab kintsu ja muutub fantoomiaks. Ei ole vaja. Stopp! Lähme tagasi 40. aastatesse. Andres Ehin on just sündinud ja õhus on tunda maailmsõja-eelset pinget. Külma tuult puhub selga, lalisen titevoodis. Härrad on kedrides, Epsteini elegantsed kedrid. Mul on lutsus ja lalisen. Tänaval voorimehed roskad. Koppis tossutab bensiinitramm, munakivisid lõputult. Fjordi puu odavatega. Fjalkid, Nõmme restoranis õlleõhtu. vähjad, Molotov ja Ribbentrop sülelevad teineteist ajalehe esiküljel. Olen alles sündimata, ainult ettekuulutajad. Kui nad huvi tunneksid, võiksid teile midagi kõnelda minust. 1958. aastal astus Andres Ehin Tartu Ülikooli eesti keelt ja kirjandust õppima. Tol ajal oli ülikoolis huvitav aeg. Õppejõudude hulgas oli nii vana teaduskaadrit kui ka harimatuid udarme veterane. Samal ajal toimus ülikoolis ja selle ümber vilgas luuleelu. Teiste hulgas tegutsesid Artur Alliksaar, Paul-Eerek Rummo ja Jaan Kaplinski. Hulk pehmeid õhtuid ja nõelteravaid hommikuid. Mitu tundi tugitooli rahu Toomas Manni Võlumäega. Kõikjal moodsaid ühetaolisi interjööre Dotsendi taga. ja poeedid istuvad vanaaegses kohvipoes. Esimesed on osalt valed, osalt õiged töökogused. Teised on Väga toredad okkassejad. praegu pole kellelgi muud soovi, kui sõimata Leolias sooni. Ei noh, poeet on siin ilmselgelt kellelegi vihjanud. Kas keegi teab, kes see võiks olla? Las ma aitan teid natukene. Noh, Leonid, Eliasson,
ja see poeg. Ikka mitte keegi. Kas te kõik oletegi siis nii noored inimesed siin? Käes, aga loomulikult Leonid Iljitš Brežnev, Nõukogude Liidu kommunistliku partei peasekretär aastatel 1964 või 1982. Stagne ajastu. Minge küsige oma vanaemal või vanaisa pealt. Aga nüüd läheme tagasi 50 aastatesse. Olen väga ummikus, ütles Friedrich Kleinbürger. Mul ei jää muud üle, kui nülgida iseennast. Kuu aja pärast oli tal suurepärane sõbranahkade kollektsioon. Piira, üleile ümber maja. Meil on seda ja seda kodanikku vaja. On pime sügisõhtu. Mängime norenis peitust. Jälle suhkrusabad. Poiss, tule hoia mu saba. Kui on saba, siit saab rubla. Õhtulind ja hauasammas. Maud. Väikesed mustad revolvrid. Põlev kino. Siis mängin õega malet. See ei tohi mu lippu ära võtta. Karjun ma ja hakkan nutma. On varajane kevad. Sulab lumi. Taeval on sootuks teine jumi. Teise maailmasõja võitis Andres Ein Viljandi lähistel. Viljandi põles tol ajal 3 korral. Viimane kord pistsid selle põlema Viinanäljas Punaarmee sõdurid. Sõda! Jookse talupäevast välja. Taevas on punane. Vaat Viljandi linn. Saksa ohvitser pakub lastele šokolaadi. Teine päev ühes teises kohas annab käega märku. Trahv! 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 Paar meest jälle mulla alla. Kuripilveja luuakse tuppa. Otse aknast väljas. Meie lebame koridori põrandal. Ema, ma tahan pissile. Kannata veidi. Ema, vaata, kui ilus kohviveski. Ema viskab granaadi.